No tervitus kõigile! 14. august, 5. puhkuse kalalkäik ja nagu lubatud oli, siis järgmine karjäär ette võetud. Seekord olen Ilme ja Emiliga ja otsisin keldrist ka selle nikerdise paadi ülesse. Aga ma ei tea, mis saab, kas julgeme sellega peale minna või mitte. Et kui nüüd viltu läheb, siis tore, et mu kanalit olete tellinud ja vaadanud ja nii edasi. Nimeks on siis Kamariku karjäär või rakkekarjäär, kuidas keegi seda kutsub. Ilus suur. Ja vaatame, kas proovime siis paadiga seda külastada või otsime mõne kalda pealt mugavama koha ja proovime, mis siit tuleb, kui üldse tuleb. Aga okei, meie hakkame katsetama ja hoidke pöialt. No nii, 10 meetrit on sõidetud, esialgu püsime pinnal. Paat ja muidugi on natukene nikerdise kätt, aga teeme siin lähedal esialgu testi. Meil ei ole ka ühte päästevesti veel, nii et mina siis ohverdan ennast, kui jamaks läheb. Ja ankrut meil ka ei ole, nii et nii, aga okei, me nüüd siin teeme väikse tiiru, võib-olla prooviks juba midagi loopida või leotada. Järv või karjäär, mis iganes ta on, iseenesest on ilus. Nii et vaatame, praegu ei susise, ei mulise. Tühjemaks ei ole ka läinud, nii et hakkame püüdma. No nii, tüdrukud mässavad paadiga. Ma tulin ikka kaldale. Kolmekesi läks natukene kitsaks ja las harjutavad kätte, neil on vestid ka olemas. Esialgu on täielik vaikus. Proovin siin samas kaldas siis ussiga püüda. Üks aasta siin, kui käisin, siis siit isegi ahvenad paar tükki tulid, aga suhteliselt kesiselt. Aga noh, tundmatu karjäär või järv ka. Vaatame, kuidas täna siin asi toimuma hakkab. Emili hakkab paadist lanti loopima, kui õige koha leiavad. Ilme proovib käsiõngega ja ussiga. Ja hakkame katsetama. Okei, eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Nii, ussi võttis keegi vahepeal, aga ma pean panema väiksema konksu, see on natukene liiga suur vist nende ahvenate jaoks. Korraks vedas isegi korgi täitsa vee alla. Aga ma ei usu, et siin eriti nii-öelda monster ahvenad on. Mingi artikkel oli Õhtulehes siin 2022 aasta oma, et siin peaks väga suured ahvenad olema, aga vist siis tuleb ikka paadiga see õige koht leida. Nii, mul oli esimene korralik võtt, aga sai minema, siin on vist nii väikesed ahvenad, et tuleb panna väiksem konks veel külge. Tüdrukud mässavad seal paadis ja üritavad vist ka midagi kala püügisarnast teostada. Nii, võtab jälle. Ei võta ära. Siin on vist on nii väikesed ahvenad jälle, et tuleb panna ka üliväike konks. Noh, kes see seal on meil siis nüüd niimoodi? Nüüd pani vähemalt ussigi pihta. Okei, uus uss ja vaatame, kas saame kätte selle. Nii, esialgu on ikka vaikus, mingid väikesed ahvenad vist siin nokivad, aga väga kesiselt. Panin veel väiksema konksu, aga ei miskit. Nii et tundub, et ühel kommenteerijal oli õigus, et siit saab veel vähem ahvenad kui sealt minu põhikohast kõige halvemal päeval. Tüdrukutel pole ka midagi. Aga päev on veel noor. Ma millegipärast arvan, et kui paadiga minna, tuleks päris keskele minna. Seal on kellelgi vist võrgud sees. Et seal päris võib-olla järve keskel oleks sügavast dropshotiga näiteks.
aga okei, proovime, vaatame, kas või kõige väiksema ahvena välja võlub. Siis saab vähemalt YouTube'i video üles panna, sest lubadus oli, et kui käega ükskõik kui suurt kala katsuda saan, siis panen video ikka ülesse. Nii et hoidke pöialt. No nii, esimene kala siis käes ja sellised jupinad siis siin on. Aga noh, nüüd ma saan vähemalt video üles panna. Käega on kala katsutud. Ma ei tea, kas siin peaks hakkama mingi elussöötõngega nikerdama või mitte. Vaatame. See on konksu korralikult jälle sisse söönud. Võtame selle välja ja siis vaatame edasi. No vot, sellised ahvenad siin on siis. Väikesed kiusupunnid. See üks sai haiget liiga. Jääb sinna keerutama. Ma ei hakka vist siin mingi elussöötõngega nikerdama või läheks tooks ära ja prooviks ikkagi augi proovida sinna kalda äärest kuskilt. Aga jah, tundub, et suurt ahvenat siin kas ei ole või siis on sügaval kuskil järve keskel. Aga proovime, äkki tuleb midagi suuremat ka siit otsa. Vot sellised lood siis. Aga tundub, et paat toimib. Järgmine käik sellega vist on uuesti Kunda arukarjäärile. Et kahekesi tuleb minna, et 3 inimese jaoks on natukene ja läheb kitsaks seal püüdmisega. Ja mingi ankru moodi asi tuleb ka sellele muretseda. Tuulega muidu viib ilusti paigast ära ja kogu aeg peab aerudega korrigeerima. Vot sellised lood siis. Aga okei, püüame edasi ja vaatame, mis saab. No nii, järgmine kiusupunn jälle küljes. Mida sa sellistega teed? Välja ei taha ka võtta, et võtaks 10 sellist, keedaks uhaad, aga las kasvavad. Ja ma ei tea, kuidas siin ka haugiga on, et kas hakkaks üldse nikerdama mingi elussöötõngega või mitte. Kes on selle karjääriga rohkem sina peal, võiks öelda, kas siin on haugi või ei ole. Aga hetkel on küll tunne, et siit jah, suurt ahvenat võib-olla meelitaks sealt järve keskelt rohkem välja võib-olla. Nii, aga okei, ma arutan oma rida lahti ja siis vaatame edasi. Nii, vahelduseks midagi tsipakese suuremat kui eelmised, aga noh, ikka sinna väikese kanti. Et ei ole siin suurt ahvenat või siis ta on sügaval. Aga mul on tunne, et selle lasen veel lahti ja lähen toon ikkagi oma elussöötõnge. Kui tuleb veel üks väiksem, siis lihtsalt huvi pärast paneks selle otsa ja vaatame. Virutaks võimalikult kaugele ja äkki on siin tõesti haugi. Aga okei, jätkame. No nii, tüdrukutel on paat katsetatud. Tulid elusana tagasi. Kõige kallim otsa paata just ei ole, aga tundub, et sellisel väiksel järvel toimib üsna hästi. On nii või? Kuidas paat on? Vastab tõele. Toimib? Emily kiidab ka heaks. Tore. Ühesõnaga paat toimib. 3 inimesele natuke vist väike, aga 2 väga hea. Ja järgmine kord vist tuleb uuesti minna siis Kunda lähedal olevasse arukarjääri, sest sealt vist tundub, et on tõenäosus kala rohkem saada kui siit Rakkejärvest või Järaniku või mis Järaniku, Kamariku karjäärist. Võib-olla jah, kuskil järve keskel mingi X kohad on siin, kus see kala pesitseb, aga kaldalt ja siit veerand kalda kauguselt ei tule sellega midagi. Aga okei, tänaseks me lõpetame. Paneme asjad kokku ja vaatame, kas siis järgmine tuur on siis Järaniku karjääri.
kala täna küll ei saanud, käega katsusin, seega video läheb üles. Aitäh, et vaatasid. Näeme järgmine kord ja tšau.